Nädala viimase hommikusöögi teen nii, et kõigepealt kuumale õlisele pannile sibulat. No kui sibul hakkab siin kergelt pruuniks tõmbama, aeg lisada küüslauku mõnuga. Siin pruunistumist enam ootama ei hakka, 30 sekki 1 minut. Siin küüslaugu aroomid mõnusasti minna jõuavad. Siis kontsentreeritud tomatipastat, veidi suitsupaprikat, jahvatatud vürskümneid ka veits, soola, piper. Saame selle värgi läbi. Ports purustatud tomateid. Need on hakitud, aga toimib ära kenasti. Laseme paar minutit siin podiseda. Laseme meil ikkagi need tomatitükid häirivad, et käin kahvliga üle ja teen kõik enam-vähem ühtlaseks. Siia viskan peale natukene koolt, kanneliini ube ja segan need ka ära. Lasen korra podiseda ja enne lõppu riivime siia mõnusalt parmesani ka juurde. Selle segame ka muidugi siia sisse. Ja siis tasub maitsta. Minu maitsed on paigas, seepliit kinni ja võib serveerida. Ega siin serveerimisel ka mingit hullukunsti pole. Kaussi kõigepealt möksi, siia peale marineeritud sibulat. Siis mul tuli külmkapist välja siuke fetakreem. Ega see ei ole midagi keerulist. See on fetajuust ja kodujuust koos. Retsept on mul lehel siin kuskil olemas. Aga viskan siia ka mõned tupsud. Sobib ka tavaline feta, salatijuust. Peale võib puistada veits maitse rohelist. Mina panen muidugi koriandrit, aga pole midagi muud. Väike sort tšilli oli ka ikka. Loomulikult on vaja ka krõbedat tšapatat. Teeme esimese ampsu ilma tšapatata. Ülihea maitsete kooslus juba praegu ja nüüd, kui see veel saia peale ka panna. No üli super hommikusöök, tegelikult sobib lõunaks või õhtuks ka. Head isu!